Hei, Heidi siin ja mul on hea meel, et sa kuulad seda Kiire elu mutja podcasti. Ja täna ma räägin sulle siis sellisel teemal, mida minult päris palju küsitakse, et Heidi, sa oled 4 lapse ema, sul on 4 koolilast kodus, sa oled üle 20 aasta abielus, sa oled heategevusklubi president, sa oled aiaomanik, majaomanik, sul on kass ja koer ja käid trennis ja sa elad nii aktiivset eluviisi, et kuidas see on võimalik. Ja mida ma olen siis nagu aastaid teinud, on siis pea 20 aastat varsti olen ma siis aidanud inimestel üle saada ärevusest, depressioonist, väärkohtlemisest, seksuaalsest, füüsilisest, mentaalsest, üle saada sellest ja aidanud tegelikult minu suur-suur kirg on aidata naistel saada oma aeg tagasi, oma energia tagasi ja no ükskõik, mis nende kodus juhtub, mis iganes nende elus juhtub, saata need asjad korda, seepärast et 98,9% asjadest on meie kahe kõrva vahel juhtub, nii et siin on väga palju tööd iseendaga. Ja viimasel ajal olen ma kuulnud ka seda, et see kiire muutus ei saa olla võimalik ja ma täna räägin sulle ka need saladused, mida siis teevad väga edukad ettevõtjad või inimesed, kes tahavad saada rikkaks, teenida raha, teha, elada elu täiel rinnal, on ju, mida siis tegema peab. Esimene samm, saladus on tegelikult selles, et saada ennast välja selles survival mode'is. Mis asi survival mode on? Survival mode on selline asi, mida ma näen väga paljudel inimestel on ja need inimesed ei saa, nad on sellises oravarattas, kus nad kogu aeg nagu kuidagi saavad endaga hakkama, aga nad ei jõua mitte kuskile. Ja sellised kliendid on, selles mõttes nad on, tavaliselt mul on nagu jälgijaid selliseid, aga nad ei tule väga kliendiks, nad ei tulegi kliendiks või nad tulevad 9 kuuks ja siis cancel davad, sellepärast et neil on see survival mode'i uskumused nii tugevad. Ehk siis neil on väga-väga see asi, et nad ei tahagi muutust tegelikult, nad kogu aeg käivad seda ühte juttu, kõik on nii raske, asja ei toimi, proovisin seda teist, kolmandat, asja ei toimi, et see survival mode on see, et nad ei tee nagu selliseid muudatusi, nad ei ole valmis olema coach itavad, on ju. Nii et nad ei ole valmis tegema, kui ma ütlen, et vot tee neid asju nüüd iga päev, siis ta ei tee neid asju. Nii et ta ei tee nagu nui neljaks, ta leiab vabandusi, küll on kurk haige, küll on laps haige, küll on mees haige, küll on ilm kole, küll on väsimus, küll on igasuguseid asju, on ju, küll on nagu, ma ei tea, telefon suri ära või, ja nad tegelikult ka juhtuvad need asjad, see ei ole välja mõeldud. Aga sa tead, täna hommikul ka Levis ütles mulle, et tead, mida sa usud, mida sa mõtled, nii on ju. Ja tegelikult see on nagu tõesti selline huvitav asi, on ju, et nii nagu sa mõtled, nii on ju. Ja see toimib täiega, et ma arvan, sa oled seda näinud, et kõik sinu uskumused, sinu lood lähevad päriseks ja kui sa oledki selles kohas, siis sa pead sealt välja rabelema, on ju. sa pead sealt välja rabelema ja üks suur saladus, millest ma hakkan täna rääkima, nagu ma räägingi otsapidi, on siis keskendu siis sellele, mis tõeliselt loeb, on ju. Ja, ja tõesti edukad ettevõtjad järgivad seda Pareto efektiivset asja, ehk siis Pareto majandusprintsiipi, ehk siis nad teevad väga vähe asju. Ja nüüd ongi vaja leida siis need asjad, mida sa peaksid tegema sellel ajahetkel, sellel nii-öelda seasonil, sellel hooajal, mis sinu ettevõttes praegu on. Näiteks minul on praegu selline season, ma olen enesearengu coaching'u valdkond, teraapia on ju, teen koolitusi, aitan inimesi. Ja ma olen väga vähe sel aastal töötanud, kas sa tead seda? Ja praegu on ka, kui ma seda siin salvestan, on neljapäeva hommik, on koolivaheaeg, aprillikuu ja, ja tegelikult ma ei olegi see nädal väga tööd teinud ja järgmisel nädalal me läheme reisile perega. Nii et mitte küll kõik meie pereliikmed, sest on ka kool, on ju, aga jah, väiksematega lähen mehega reisile, on ju. Ja see ei saaks kuidagi võimalik olla, kui ma töötaksin kellegi juures palgatööl, sest siis mul oleks mingi kindel loetud aeg nädalaid on ju aastas. Nii et ma olen loonud endale sellise süsteemi, et mul on võimalik võtta puhkust, ma töötan küll päris palju, kui ma töötan, ehk siis minu energias on võimalik teha selliseid tööpäevi, kus ma teen näiteks 3, 4, 5 webinari isegi päevas on ju. See ei olnud nii alguses, kui ma alustasin, aga see on kõik tulnud siis läbi enese energia juhtimise on ju.
nii et see ei ole mulle üldse raske või mul ei ole raske võtta ka 2-3 pikka klienti, suurt klienti päevas või üks väga keeruline klient päevas, et see väga-väga erinev milles see keerulisus on minu jaoks on keerulisus see, et kui madalas vibratsioonis see inimene hetkel on või mis ta nagu räägib, on ju. Et just need survival mode'i kliendid on tegelikult väga rasked, sest nad käivad kogu aeg seda ühte ja sama juttu, on ju, et nad ei saa, ei toimi, nad ei ole valmis tegutsema, nad isegi ei tee kodutöid, on ju. Nii et selles mõttes ma pigem nagu ei tööta selliste inimestega, mulle meeldib sellised inimesed, kes on motiveeritud, nad on spirituaalsed, nad saavad aru, et energia, raha on energia, nad saavad kõikidest sellest asjast aru ja nad on avatud muutusele, on ju, nad on avatud, et okei, ma ei ole seda proovinud, ma tahaks seda proovida, okei, ma proovin seda, on ju. Ja nad on motiveeritud, nad on loovad, seda kõike loovust ja kõike seda nagu saab aidata inimestele, kui ta tõsiselt tuleb, ütleb, ei, ma ei ole motiveeritud, ma olen selles survival mode'is, on ju. Et kuidas ma saan edasi, siis ma aitan seda inimest, loomulikult ma aitan, ma ütlen, okei, see kursus või see programm või see, teeme sessiooni ja see inimene ütleb jaa sellele, aga ta võib ka öelda ei, ma ei taha ja ta on aasta otsa kinni, ta on täpselt nii kaua kinni, kui ta valib, on ju. Ehk siis ma tahaksin inimesi, kes on nagu, inglise keeles on see hea sõna engaged, ehk siis ta on sinuga nagu suhtes, on ju, nii-öelda on ju, kliendi või patsiendi suhtes, on ju, et kui ma kellegagi töötan, siis ma tegelikult tahaksin, et sa oleks minuga avatud, on ju, ja kui sul on halvasti, sa ütled, et tead, et mul tuli selline raske emotsioon peale, Heidi, kas saad aidata? Ma saan aidata siin ainult, et Messengeris isegi, et selles mõttes ei ole nagu ükski probleem ei ole liiga suur, on ju, kui sul on tugi, on ju. Nii et see on see, mida ma teen väga palju klientide jaoks. Ja sa pead olema motiveeritud, sa pead nagu ütlema, okei, ma teen selle investeeringu, ma hüppan sinna paati, ma võtan seda tõsiselt, on ju. Ja ma tegelikult leian aega, et seda kodutööd teha, on ju. Et me ei liigu sinuga edasi, kui sa ei tee asju ära, mida sa lubad teha. Ja see on see asi, miks pärast inimesed ettevõtjad on kahte tüüpi, siis tõesti need, kes on nagu liiguvad edasi ja need, kes käivad seda ühte ja sama asja, nad ei saa oma käivet ülesse, nad ei saa midagi, nad ei ole lihtsalt coach itavad, on ju. Nii et kui mulle tuleb keegi, ütleb, et Heidi, ma tahan sind oma coach'iks, ma teen kõik, mis sa ütled, on ju, ma olen valmis selle eest maksma, on ju, ma olen selles kohas, on ju, et palun aita mind sealt teise kohta, siis ma võin anda sulle 100% garantii, et kui sa teed neid asju, on ju, mida ma ütlen sulle, siis see muutus tuleb, on ju, aga see on sinu enda valik, on ju, mõnikord sul on päris selliseid suuri muutusi vaja teha, on ju, jah. Nii et ma ei ütle midagi, et sa peaks oma mehe maha jätma või ma ei tea, lastega mitte tegelema, ma tuletan sulle meelde, et mina õpetan naistele, kuidas võtta tagasi oma aeg, kuidas teha seda üle muutust nii-öelda, on ju, ja elada oma elu enda jaoks, on ju. Ja see on nagu väga suur muutus, et mida ma aitan ettevõtjatel teha ja mul tõesti on väga edukaid erinevates valdkondades naisi, kes mulle tulevad. Nad on väsinud, nad on sellised, olnud sellised people pleaser'id isegi, on ju. Ehk siis, mis see people pleaser on siis, on ju, et nad ei julge rääkida oma tõde, nad ei julge, nad on kogu aeg sellises faasis, kus nad kogu aeg proovivad nagu, et umbes nagu munakoorte peal kõndida kodus ja tööl ja igal pool, on ju. Ja see on nagu, tekitab neile nii suure ärevust, nad on võib-olla juba mingite unerohtute, rahustite mõju all, võib-olla juba sõltuvuses, on ju, võib-olla vajavad mingit alkoholi, toitu, mida iganes teist nii-öelda lubatud narkootikumi, on ju, kasutavad selleks, on ju, või on mingi teine coping mehhanism, on ju, mingi teine coping mehhanism, ehk siis kuidas nad on õppinud sellega toime tulema, need tihti tulevad lapsepõlvest, on ju. Nii et ja loomulikult on neil ka tihti väga suur tagasilükkamishirm, on ju, ehk siis keegi lükkab need ära ja nad ei ole nagu oma suhetes nagu rahul tegelikult, et neil võib olla kõik väliselt ilus, aga tegelikult ei ole ilus ja nad ei ole tegelikult rahul selle suhtega, mis neil on ja nad ei oska seda ka enda sees muuta. On ju, sest nad ei oska näppu peale panna, et vot ma pean seda uskumust muutma või seda pean muutma või see ei toimi või minus on asi, on ju, alati on see, tuleb nagu see koht nagu natuke valus, et miks ma siis olen loonud, on ju, et kui sa saad luua, me inimestena saame luua, mina olen endale näiteks isegi sapikivid loonud, on ju, +4 last, on ju, aga sapikivid ma
lõin need sapikivid endale ja ma valisin ka mitte luua need, ehk siis ma lahustasin need oma kehas, need sapikivid, nii et ma ei pidanud operatsioonile minema ja oma sapipõie ma jätsin ka järele alles, on ju. Nii et mis iganes sul on, sa pead meeles pidama see, et kõik see algab sinust endast. Nii et see on üks suur saladus on siis ka, et nad tegevad täpselt seda, mis neile sobib nende tingimustel ja sa saab igas valdkonnas saad teha, sa saad leida endale trenni, mis sulle sobib. Sa võid leida endale ärimudeli, mis sulle sobib, sa võid leida endale tiimi, kes sulle sobib. Ja sa ei pea kannatama, on ju, selles mõttes ei ole mõtet kannatada kedagi, kes sind ei austa, kes sinuga ei ole sõbralik, ei ole mõtet kannatada kedagi, ei ole mõtet, noh, elu ei ole selleks, et meil on see conditioning, on ju, ehk siis me ei pea kedagi taluma, on ju, sa ei pea taluma oma elu, sa peaksid nagu täiega elama oma unistust elu, on ju. Et mina aitan nagu sind sinna kohta. Teine asi, mis saladus on siis süsteemide lihtsus. Ehk siis lihtsad ja tõhusad süsteemid aitavad aega kokku hoida ja stressi vähendada. Nii et mulle üks klientes ütles mulle hiljuti, et Heidi, ma ei teadnud, äri kasvatamine võib olla nii lihtne. Kui sul on õiged süsteemid paigas, saad teha vähem tööd ja saavutada rohkem ja ma näitan sulle, kuidas saad teha, nii mul on isegi selline programm nagu lihtne äri näiteks olemas, on ju. Nii et inimesed mõtlevad, oo, see on nii raske. Noh, ma olen ise õppinud ettevõtlust Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse suunal, siis oli 4 aastat bakalaureus. Mul on äri siis nii-öelda rahandusjuhtimine, välismajandus, magistrikraad nii-öelda selles ja ma olen õppinud ka teisi asju, ehk siis olen Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis siin uksi kulutanud ja istunud ja ka kutseõpetajat aastat, siis ma kunagi mõtlesin, ma tahan saada kutseõpetajaks, ma pean saama kutseõpetajaks, et õpetada inimesi ja tegelikult käisin ka siis väikeste laste kõrvalt, et ma tõesti tundsin, et ma tahan, aga minust ei saanud kutseõpetajat, sai hoopis siis koolitaja naistele, kes tahavad muuta oma elu, jah. Nii et selline tore lugu siia vahele. Nii et süsteemid on siis tõesti väga olulised ja see lihtsus, et tegelikult kõik on, kuna ma olen üle 25 aasta olnud ettevõtja, jumal, rohkem veel. Alles ma arvutan, 21-selt ma ostsin oma esimese ettevõtte, nii et siin on ikka veel natuke juurde panna, et ma ju kohe olen 50, on ju. Nii et tegelikult päris kaua, on ju. jah, aga räägime nüüd edasi. Nii et mis on see 3. saladus? Töö minuga säästab sinu aega, just töö minuga aitab vältida vigu ja kiirendada tulemuste saavutamist, et kui sa muidu nagu kogu aeg proovid ja annad alla, siis noh, me ei saa ka nagu teada, mikspärast sa alla annad, ütleme nii, et sa ei näe neid asju, mida tuleb teistmoodi teha. Ehk siis mis on need asjad, mida sa tahad teistmoodi teha ja mis on need pakkumised, mis on sinu nišš, mis on sinu pakkumised, kuhu peale inimesed tahavad tulla. Nii et mulle meeldib mõelda nagu ärist justkui äri oleks justkui lennuk. Ehk siis ma teen pakkumise, ma ütlen okei, läheb reis näiteks Türki, kes tahab tulla Türki, aga kes tahab tulla Egiptusesse, kes tahab minna, ma ei tea, Pariisi, on ju, ja mul on erinevad pakkumised erinevatele inimestele ja ma turundan seda ühte pakkumist tegelikult, on ju. Nii et ma turundan seda ühte pakkumist aga võib-olla sinu süsteemis on hoopis teine asi, on ju, ma ei saa sulle öelda, on ju. See väga palju sõltub sinu isiksuse tüübist, sinu human designist, isiksuse tüübist, kõigidest nendest asjadest, nii et kõige paremini see töötab, kui ma saan sinuga kokku, on ju, ja me Zoomis tegelikult räägime sellest, on ju, või päriselus, on ju. Siis ma saan öelda, et kuule, näed, sa võiksid seda teha, et tee seda, et selle peale tuleb palju inimesi sinu lennukisse, on ju. Et see on see asi, mida mina nagu tunnetan, näen ja oskan nagu inimestele nagu coach ida väga hästi. Nii et tänu sellele siis väga palju mu kliendid on saanud väga kindlaks, mida nad teha tahavad ja mis on see asi, mida nad müüvad. Nii et olen tõesti aidanud sadadel ettevõtetel säästa aega ja jõuda oma eesmärkideni kiiremini. Kui sa töötad minuga, ei pea sa raiskama aega katsetamiseks ja vigade tegemisel. Ma juhendan sind otse lahenduseni, et kas see poleks nagu fantastiline, on ju. Et ma ütlen sulle otse, et okei, tee neid asju, ära seda tee, on ju. Ja põhiline on see inimeste enda mööda rääkimine, et selles on see mindset, on ju, mindseti teema, mida me äri mastermindi moodulites aitan hästi palju inimestel teha, et jõuda miljoni käibega ettevõtteni, on ju.
et mindset on tõesti see, et ja mida ma näen ka väga paljudel naisettevõtjatel, on ikkagi see, et ka coach'id, terapeudid, et nad ei ela tegelikult seda elu, mida nad näljapäeval näitavad, on ju, nad ei ela, neil ei ole tegelikult seda rahalist vabadust ja ei ole seda vaba raha ja sa saad väga ilusti vajada teadmikkust, on ju, teadmik.ee, paned inimese nime sisse, sa näed talle kahe maksevõlg on ju 1-2 päeva kasvõi, see tähendab, et tal ei ole tegelikult likviidsust, vaba raha, on ju. Samamoodi vaata, mis ta käibed on, samamoodi vaata tegelikult, et kas tal suhe on, kas ta jagab seda oma pilte oma laste, oma mehega, on ju. Kas ta on õnnelik oma suhtes või ta on üksik hunt, on ju. Sest ükski naine ei ole vabatahtlikult üksik hunt tegelikult, ma ei tea ühtegi naist, kellel tuleks prints valgel hobusel ja oleks just selline, kes ta kätel kannab ja on maskuliinses energias, kes ütleks ei, ma ei tahaks sellist meest, ma ei ole ever näinud ühtegi naist ja ma ei tea ühtegi naist, kes on vallaline, kes sellise mõttega on ju. Et selles mõttes, et ju tal on siis uskumused ikkagi metsas, on ju, ütleme ausalt, on ju. või ta õpetab midagi sellist, mis ta isegi ei oska, on ju, et kui ma võrkturunduses näiteks olin, on ju, ma olin ikkagi väga suurtes ettevõtetes päris kõrgel tasandil ja praegu ma olen ka, on ju. et seal sa ei lähe õppima kellegi juurde, kellel ei ole ühtegi meeskonnatiimi liiget, on ju. Samamoodi see ka, et ma ei lähe õppima kaalulangust kellegi juurde, kes on ülekaalus, on ju. Ma ei lähe kellegi juurde õppima raha, kellel ei ole käivet, on ju. Ma ei lähe kellegi juurde õppima mis iganes spirituaalsust, kes ise on sügavas depressioonis, on ju, või psühhoosis, on ju. Ma ei lähe, ma ei tee neid asju, on ju. Noh, ma lihtsalt never ei tee, see autentsus on minu jaoks nii oluline, ma vaatan energeetiliselt ka ja tunnetan, kes see inimene on ja mis juttu ta räägib, on ju, et mis tasakaalust elust sa saad rääkida, kui inimene ei ole nagu oma elus tasakaalus, on ju, siis no way, see ei ole autentne, on ju. Nii et esimene asi, mida ma inimestele ütlengi, esimene asi, tee oma elu korda, siis hakka teisi õpetama, on ju. Et selles mõttes seda mitte ainult Eestis, ka välismaal on neid asju, et inimesed broneerivad ka Eestis muide igasuguseid ajupronne ja igasuguseid asju, et teha mingeid videosid, on ju, mingis näidata, et oo, mul on ilus kodu, tegelikult see ei ole tema kodu, see on renditud korter, on ju. et bullshit, kas pole, on ju. Nii et aga see on kõik, noh, seda tehakse, on ju, seda tehakse, on ju. Või et käivet saada nii, et öeldakse, et oo, ma teen käivet, aga tegelikult müüakse hoopis mingi kinnisvarakorter, on ju, ja see raha läheb juba teises suunas kuskile minema mingi laenu katteks, on ju. Või siis tehakse omavahelisi diile, näiteks kus keegi ostab kellegi asju ja teine ostab teise omasid tagasi siis, on ju, et näidata käivet üles, et see on täiesti jabur tegelikult, mis toimub. Ja issand, kui ma ei teaks seda, see tunduks nagu noh, ma ütlen ka, et kui sa seda nüüd kuulad, et kui suu on lahti, et vau, et siukseid asju tehakse, siis ja et ka Eestis tehakse siukseid asju, et ma ei tea, miks seda tehakse. Minu arust on suht jabur see ausalt öeldes. Nii et läheme sellega siis edasi. Ähm, nii et ongi, et kui sa oled valmis lõpetama lõputu rabelemise, oled kogu aeg selles, teed rohkem, 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 sul pole aega mingeid asju teha ja siis sa pead seda muutma, et kui sa oled iseenda boss, siis sa saad muuta seda, on ju väga lihtsalt tegelikult, et ettevõtjana ja, ja või sul on vaba aeg, on ju, hetkel on ju, et sa saadki, sa saad ka tegelikult igal hetkel oma elu muuta. No see võib olla tõesti jaburine tunduda, aga see tõesti on nii. ja, ja see tuleb välja väga palju, näiteks ma eile olin jõusaalis oma treeneriga, ma pean oma treeneriga kutsuma siia podcast'i, sest see mindset on spordis väga sarnane näiteks müügi mindset'iga, on ju. Nii et need, kes tavaliselt müügis head, nad spordis ka tegelevad, on ju. Nii et väike nipp on ju, kui sa tahad minna sporti, on ju. Et väga paljud head coach'id on tegelikult endised treenerid, on ju, või mingid asjad, et sest nad lihtsalt teavad, et sa pead mingit asja uuesti tegema, on ju, ja vahepeal puhkama. Nii et mul ka on ju, et ma teen väga intensiivseid päevi, ma teen väga selliseid kõrge energiaga treeninguid, aga ma puhkan ka väga hästi, on ju, et täna noh, mul ei olegi praegu põhimõtteliselt, mida ma teen, on siis mul teeb koduabiline täna ja ma hakkan varsti natukene oma pabereid kokku panema, et ta saaks tulla siia tuppa koristama, on ju. nii et noh, jah, mingid sellised asjad ja siis ma lähen oma lapsega kinno, on ju.
filmi vaatama ja igas muud asju, mis kooli vahel tehakse. Ja ma saan seda tänu selle teha, et ma teen väga head tööd siis, kui ma töötan, on ju. Ja neid inimesi on päris palju, kes tahavad, et ma neid aitaksin, on ju, sellepärast, et nad on proovinud erinevaid meetodeid, erinevaid coach'e, nad ei ole saanud edasi, on ju. Nii et inimesed vajavad sinu abi, on ju, jah, nii et sa pead lihtsalt leidma selle asja, millega nad sinu abi vajavad. Nii et kui sa tahad rohkem, siis broneeri kõne 15 minutit minuga heidiblumberg.ee/15 numbriga, on ju. Saad tasuta kõne minuga broneerida ja võime vaadata, kas sa oled kõik see, kas sa oled mu ideaalne klient ja kas mina olen sul ideaalne mentor, coach, terapeut, nii et tule kõnele ja räägime rohkem. Nii et ma tean, kui väärtuslik on aeg, ma tõesti tean, see aeg on tõesti see, et see ei ole väga ilusti, ma kuskil lugesin, et time is not refundable, on ju. Ei ole tagastav, nii et aeg läheb nii ruttu, eriti ma ütlen 4 lapse emana, ma näen, kui ruttu lapsed kasvavad ja ma tahan olla lastega koos, ma ei taha, et nad on mingi kasvataja, hoidjaga koos, ma tahan ise oma lastega emana koos olla, on ju. Ma tahan oma tingimustel, ma tahan ise neile süüa teha, ma tahan ise nendega juures olla. Ma tahan kodus olla, mul Helenal on nüüd iga päev, keegi sõbranna siin on, nad teevad kepabusse võistlust, teevad aias, on ju. Ma teen süüa neile, ma jooksen ringi, on ju, pesen nõusid. See teeb mind tõesti õnnelikuks, mitte tõeliselt õnnelikuks, minu laste õnnelikuks tegemine, minu mehe õnnelikuks tegemine, see teeb mind väga-väga õnnelikuks. Mulle meeldib mu elustiil, mulle meeldib olla kodune ema, on ju. Mulle meeldib, et mul on aega trennis käia ja mu treener ka väga ilusti, just mul jutt pooleli, ütles väga ilusti, et tal üks suure ettevõtte juhatuse liige käib trennis ta juures ja muidu olid koosolekud olid kolmapäeviti ja siis ta tõmbaski, nüüd juhatuse koosolekud on teisipäeviti ja neljapäeviti, on ju, kolmapäeval ei ole enam, on ju, et 2 lühikest koosolekut, see asemel, et temal on kolmapäeviti käib trennis, on ju. Nii et see on see tõesti asi, et sa saad tegelikult muuta neid asju, on ju, ja panna oma keha, oma aeg, oma tervis, vaimne tervis esikohale, on ju. Ja seda saab kõike teha, et saab reguleerida oma närvisüsteemi, et seda kõike ma õpetan, on ju, sulle. Ja see on teekond ja kui sa küsid palju, sa ütled, mida sa tahad, siis ma saan sind aidata tõesti. Et nii et see väärtuslik aeg on tõesti väga olulise, et on tõesti mul on aed, ma pean aia korda hoidma, ma pean maja korras hoidma, mul on kass ja koer ja ma olen tõesti õppinud, kuidas leida see tasakaal pere ja töö vahel ja ma tahan aidata ka sind. Sul on võimalik saavutada oma unistused ja elada elu, mida sa tõeliselt naudid ja ma olen siin, et aidata. Ja ma natuke teen reklaami ka siin aprillikuus, et maikuus tuleb meil 10 000 10 päevaga väljakutse. Ma väga julgustan sind tulema osalema sinna. Sellepärast, et see on väga hea väljakutse ja heidiblumberg.ee/10 on siis see, kus sa saad seda väljakutse infot kuulata ja ma jagan sulle seda lehte siin ka, et sa näed, ma panen selle siia kommentaari ka, et nii, ma kohe vaatan. Nii, et kohe saame hakata jagama. Et kuula seda, see lehel on tagasiside Marialt. Tere, mina olen Maria Palasalu ja ma tahaksin jagada sulle tagasisidet Heidi kursusele või koolitusele 10 päevaga 10 000 eurot. Ja ma olen väga põnevil sellepärast, et see kursus tõi mulle väga lühikese ajaga oluliselt suuremad tulemused, kui ma oleks teinud ise ühes kuus. Just sellepärast, et ma olin väga fokusseeritud nende ülesannete tegemisel, mis Heidi käskis teha. Ja see kursus pani väga hästi energia liikuma, see pani mul enda laiali olevat raha uuesti kokku korjama ja see pani mind ka siis tegutsema, et luua sellist pakkumist, mille
pärast ma olen väga põnevil, et pakkudagi välja erinevaid asju ja see tõi mulle päris mitu taipamist, millest ma saan enda edaspidiseks tegevuseks väga palju õppida, kõrva taha panna ja veel paremaks saada. Ehk siis suur aitäh, Heidi, sulle ja tervele tiimile, et see kursus võimalik oli. Ma juba panin ennast järgmisele kursusele ka kirja, kus see 10 000 10 päevaga tuleb. Mulle meeldib väga see, et sellised kursused on väikeste videotega, konkreetsete ülesannetega, et ei ole pikki tegutsemisi, pikki videoid, et ma saan nagu lühikese ajaga selle asja tehtud ja ma saan nagu aru, mida ma tegema pean. Suur tänu sulle. Tšau. Aitäh. Nii et see oli nüüd Maria Palusaar tagasiside ja siin on ka Hiie tagasiside. Mina käisin Heidi koolitusel 10 päevaga 10 000 eurot. Selline väga vinge koolitus oli. Ja ma ütleks, et ma õppisin sellest väga palju. Olid väga reaalsed sammud, aga ma tundsin, kuidas energia tõusis ülesse. Ja kui ma tegin neid tegevusi, nagu Heidi ütles, siis tulemus tuli. Nii et ma ütleks, et see investeering, mis ma koolitusse panustasin, see tasus ennast kordades ära. Sellel rahal, mis ma välja andsin, see tuli sisse mitu korda rohkem. Nii et see koolitus on väga tore nendele, kellel on midagi müüa, kellel on mingit sorti tooteid või teenuseid, mida saab omavahel matchida ja ole väga avatud meelega, kui sa sellele koolitusele tuled ning tee kõik kaasa, mis Heidi ütleb, siis on garanteeritud tulemusi. Ma ütlen seda sulle ka, kuigi Heidi lubab seda loomulikult ka. Nii et väga hea koolitus oli. Aitäh! Ja sa saad ka minult, ma näitan sulle AI tool'i, ma jagan oma AI tool'i, kuidas ma teen neid six-figure offereid. Nii et AI-ga, ChatGPT-ga sa saad seda kasutama hakata, kui sa tuled sinna ja hind kogu sellel 10-päevasele kogemusele on varase liituja hind on 111 eurot. Sa võid tulla ka VIP-i, 333 eurot on sel juhul, kui sa saad minuga häälsõnumeid vahetada ja saada personaalset tagasisidet. Nii et loomulikult seal ka grupis ma vastan kõikidele kommentaaridele ja aitan siit edasi, aga kui sa tahad VIP-i, siis Maria alati on näiteks VIP-is. Tšau!